Mul on rõõm kutsuda siia ka järgmisena Mari Tikerpuu, kes on Haridus- ja Teadusministeeriumist, üldhariduspoliitika osakonnast, arendusjuht ja spetsialist. Ja tema räägib meile teemal, kuidas toetame õpilast, kas individuaalne õpitee ning muutused haridussüsteemis iga õpilase toetamiseks. Kas see on üldse võimalik? Kohe saame seda teada kõike. Tere kõigile! Nii, siit vist kostab paremini. Mina ei ole igapäevane liikuja, täitsa piinlik lugu, aga ma tean, et üle 45 minuti istumine on patt. Ma palun, et te korraks tõuseksite püsti, teeksite omal 3 alaringi ja ringi ümber iseenda. Kes teab, mis suunas päike tiirleb, tehke selles suunas, kes ei tea, vahet pole. Tehke korraks ring, kes tahab, võib jääda tegelikult ka püsti seisma. Ja ma näen, et tantsurahvas ei istu tagasi, on ju. Aga te võite tegelikult alustada ka kuulamist püsti seistes, sellest ei ole midagi. Et natukene võib-olla isegi nagu puusaring ja nii ja naa. Kui ma hakkasin eile seda mõtlema, et millest ma teile räägin, siis see põhinuga on ikkagi täpselt selles samas punktis, millega eelmine ettekandja lõpetas, ehk siis huvita ei saa ja meil ei ole kokku lepitud, millest me räägime. Ütlen 2 sõna ainult enda kohta. Olen pesuehtne, pikaaegne ametnik, aga lisaks sellele olen ma töötanud tänavanoortega, olen juhtinud huviringe, olen olnud klassijuhataja, olen olnud aineõpetaja, olen teinud rahvusvahelisi noorteprojekte ja siis jõudnud ametniku staatusesse. Ja kogu aeg on nii kuradi põnev. Eelmine kord, kui ma mõtlesin, et ma oma töölaual huviharidusega hästi tihedalt kokku puutusin, oli COVID ja äkki teil tuleb meelde õpihuvilaagri märksõna, sest hästi paljud tantsu huviharidust pakkuvad organisatsioonid olid need, kes õpihuvilaagreid koos koolidega üliedukalt läbi viisid. Nii, aga nüüd ma räägin sellest, et kuidas me ise õpime. Kuna Rita kasutas kõiki neid märksõnu, mis ka minu ettekandest läbi käib, siis see on selline väga hea õppimispraktikat, muudkui kinnistame. Kus me ise õpime? Me õpime täna tegelikult absoluutselt igal pool. Te tulite ja kuulasite võib-olla podcasti, aga võib-olla ei kuulanud, võib-olla te lugesite midagi bussis, aga võib-olla te ei lugenud, võib-olla te kuulasite eile mõnda mõnusat saadet, võib-olla te rääkisite enda mentori või coachiga, te tulite sealt uksest välja ja mõtlesite, ma olen midagi ägedat juurde saanud. Me õpime ise igal pool. Meile meeldib ka erinevat moodi õppida, kellele meeldib istudes, kellel meeldib kõndides. Mina ka alguses küsin, et kas ma võin kõndida 2 mikrofoni vahet, et ma vist ei seisa paigal. Mõni tahab õppida virtuaalselt ja tal edeneb see palju paremini kui mõnel teisel. Ühesõnaga, me õpime igal pool ise. Ja see on oluline sellepärast, et me ise võtame enda vajadusi arvesse. Päriselt, et mis asja on mul vaja õppida viisil, kui keegi teine ütleb mulle, kuidas ma täpselt seda teen. Ma õpin ainult siis, kui mul on endal turvaline, mugav ja ma võtan ise enda vajadusi arvesse. Kui ma tahan aeglasemat, ma tahan 4 korda lugeda seda raamatut läbi, sellepärast et siin on nagu 500 mõtet, ma pean seda tegema natuke teistmoodi. Kui ma tahan mingisugust, ma ei tea, minu kaastöölised näiteks käivad joogas ja siis nad mõtlevad, et ma tahan saada nagu selle kava nagu täitsa viimistletud kujul selgeks. Olen aasta käinud veel, tegelikult ei saa 3. sellest positsioonist kaugemale, aga nii mõnus on, et muudkui proovin ja proovin, ma teen seda omas tempos. See on oluline, sest ma võtan oma vajaduse arvesse. Ja mis nüüd siis juhtub, on see, et me iseenda puhul peame seda täitsa normaalseks. Ja niipea, kui me räägime sellest, kes on mul formaalõppes klassitunnis või mitte formaalõppes huvihariduses, siis ma mõtlen, et aga see tegelane, kes mul siin nagu rühmas on, tema tegelikult on niisugune suhteliselt, tema teeb nii, nagu mina annan raamid. Ja see on jumala elementaarne. Ta teeb need ülesanded ja täpselt nii, nagu mina ütlen.
sest ma ei saa võtta seda arvesse, et tema ka on tervik. See tundub olevat nii keeruline, eriti üldhariduskoolide õpetajatele rääkida, et aga tead, tal täna ei ole see logaritmi harjutamise lugu, et tal tegelikult täna ei ole nagu päris see päev, teeme natuke paindlikumalt. Anna talle see eelmise tunni ülesanne, sealt ta sai nagu hakkama, et ta kuidagi haagiks üldse, et ta lihtsalt ei lorutaks seda asja maha. Ja ma räägin nüüd siis üldhariduse fookusega, eks ole. Nüüd, kus on see huvihariduse kõige ägedam väärtus? Seesama kullahunnik on seesama motivatsiooni ehk huvipõhine õppimine, huvipõhine õppeprotsessile lähenemine. Ja mis see endaga kaasa toob? Et mitte selja taha vaadata, siis ma vaatan siit. See toob kaasa selle, et ma hakkan ise oma õppimist juhtima. Ma olen osa meeskonnast, ma pusserdan selle meeskonna tööga, sest ma olen suhtlussituatsioonides kogu aeg. Arendan teadlikult oma tugevusi, ma tahan seda teha, mõtlen välja, kuidas seda teha ja teengi. Tunnen rõõmu oma õnnestumistest, ma üldiselt ei oska rõõmu ka nagu eriti hästi välja elada. Tants on selles mõttes hästi mõnus, et kuna tantsuvõistlustel kõik on ennast lahti liikunud, siis röökimine, hüppamine seal lõpus, kui sa päriselt siis saavutad midagi, on nii ehe ja nii normaalne, et seda sa tänaval ei tee, aga tantsuvõistluse lõpus teed ja see on okei. Siis ma pusin mõnuga, et kõik need võistlused, mis tantsuvaldkonnas on, sisuliselt ma harjutan seda ühte ja seda sama kava terve aasta. See on terve hooaeg, see kava on mul nagu tegelikult varsti selge ja siis ma viimistlen, harjutan, puhastan. Ma olen kogu aeg ühe selle sama asja juures, aga lõpuks ma nagu naudin päris hästi seda täiuslikkust, mis välja tuleb ja ma saan sellest osa. Ma õpin päriselt aru saama, mida ma tahan, mis mulle meeldib ja mis mulle ei meeldi, nii sotsiaalsed suhted, nii juhendamine, nii see treener sobib, see treener tegelikult nagu ei sobi ja see toimub üldhariduskoolis ju täpselt samamoodi. Aga selles keskkonnas, kus ma tantsin, olen ma sellepärast, et see mind huvitab, see on mul äge. Ma õpin abi küsima, see on üks kõige olulisem asi, mis meil on puudus. Me nii vähe küsime tagasisidet ja nii vähe küsime abi. Aga see on kõige olulisem, et üldse hakkama saada, olla väga edukas, natuke edukas küll, aga väga edukas, siis me peame hakkama endale otsima mentorid ja coach, et saada ise paremaks. Noorte puhul täpselt samamoodi. Ja just trenn on see koht, kus ma õpin abi küsima. Ja õpin nende tugevusi päriselt tundma. Miks ma nendest tükkidest nii kaua räägin? Siin kõrval on tegelikult 2 palli. Ja üldhariduse vaates räägime riiklikust õppekavast, ja need pallid on erinevate valdkondade pädevusmudelid. Ülemine on muuseas liikumisõpetuse teemal, alumine on ettevõtlikkuspädevuse teemal, aga lisaks on meil olemas STEAM-valdkonna pädevusmudel, ehk siis nagu loodusvaldkonna pädevusmudel, siis meil on sotsiaalvaldkonna pädevusmudel ja nii edasi. Meil on igal valdkonnal oma pädevusmudel, et kuidas need asjad, ainealased pädevused tekivad. Mis on nüüd muutunud? 2023 uuendati ära riiklikud õppekavad ja nendesse ainealastesse pädevusmudelitesse joonistati, kleebiti ja mõtestati juurde üldpädevused. Täpselt need samad asjad, millest ma just praegu räägin ja mida tantsuhuviharidus pakub, aga ka kunstihuviharidus või muusikahuviharidus. Ehk siis me sisuliselt astusime hästi suure sammu edasi, et kirjutada õppekavadesse sisse paremini, kuidas üldpädevused võiksid olla kajastatud õppeprotsessis. Need samad, mida me õpime siis huvihariduses, omandame huvihariduses. Mis on täna puudus? Puudus on see, et me jälle mõtleme, et laps ei ole tervik. Et kui tal on need üldpädevused tantsu kaudu näiteks väga mõnusasti omandatud, siis pole nagu mitte mingisugust kohta, kuidas seda üldharidusse üle tuua. Meil eesmärgid on samad, me tahame, et ta on normaalne suhtleja, ehk siis oskab kriitilistes ja mittekriitilistes situatsioonides reageerida, oskab teha koostööd, meeskonnatööd, oskab esineda rahulikult, üteldakse, palun kanna oma ettekanne siin 140 inimese ees näiteks ette. Me eeldame seda, tantsides ta seda teebki. Aga koolis mõtleme, et tal see pädevus puudub. Ja miks tal puudub, meid tagasisidesta seda. Puudub ka võimalus tänu sellele, et me ei ole õppekavadesse kirjutanud, kuidas just neid üldpädevusi tagasisidestada. Ja lisaks väga paljudel huvikoolidel ei ole olemas selliseid õppekavu, kus oleks kirjeldatud ära just need konksud, mis siin kirjas. Ehk siis kus on see huvihariduse, kus on need üldpädevuste tükid, mida te lisandväärtusena, lisaks sellele, et osatakse üht või teist positsiooni,
Mis see lisandväärtus on? See võiks olla nagu täiesti elementaarne ja mõnus osa huvihariduse õppekavast. Kuidas, millisel määral te neid üldpädevusi arendate. Ja see on esimene väga oluline alus, et luua formaalhariduse õppekavaga hästi hea seos ja hakata individualiseerima neid õppija õpiteid. Kui Rita Rätsep tõi just välja selle, et kooli kohustus on kuni 9. klassi lõpuni ja see kõik on okei, siis see lugu muutub. Lugu muutub nii, et praegu on Riigikogus jooksmas seaduseelnõu lugemine, kus kõik Eestis õppivad ja elavad noored inimesed on kohustatud õppima kuni 18-aastaseks saamiseni. Ja niipea, kui see uudis tuli välja, selline poliitiline tahe, siis tuli kohe küsimus, kuidas me mitte motiveeritud noori siin õppes hoiame. Nad jäävad lihtsalt meile loksuma. Toon siis korraks välja, et täna me ei hoiagi. Täna me viskame igal aastal 2000 noort vasakule ära. Igal aastal. Ja meil sünnib umbes 10 000 noort, 2000 vasakule ära. Lükkame ära sellepärast, et nad kukuvad välja põhiharidusest, nad kukuvad välja gümnaasiumi või kutsehariduse esimesel aastal. Mis ma veel lihtsalt illustratsiooniks panen, siis lisaks sellele, et neil on ju põhjus, miks nad välja kukuvad. Ja siin on lihtsalt 2 kiiret faili, üks on kiusunäitajad ja teine on õpilaste rahulolu näitajad. Ja see minu poolt parempoolne näitab, et me hüppeliselt aasta-aastat liigume rahulolu näitajatega allapoole. Miks on see halb? See on halb just täpselt sellepärast, et meil on vaja see huvi üles leida, kuidas neid noori õppes hoida. Ja huvihariduse see suur roll ja vastutus on just selle õppimiskohustuse rakendumisel tulla koolile partneriks. Partnerlus just selle kaudu, et keskel on noor, aga meil on vaja panna kokku just teil ja formaalõppeasutusel ehk mitte formaalõppe pakkujal ja formaalõppe pakkujal on vaja leida nagu see konks, kuidas me ühe või teise noore õpiteed saame mitmekesistada ja teda kuidagi õppes hoida. Panen siia siis viimase slaidi, ma saan aru, aeg jookseb ülikiiresti, siis vasakul üleval on see, mis meid võiks edasi aidata, ehk siis üks asi, mida seaduse muudatus kaasa toob, on mitte formaalõppe ja formaalõppe loomulik sidumine. See on eesmärgiks seatud ka haridusvaldkonna arengukavas, et 2035 meil on paindlikud õpiteed, aga paindlikud õpiteed just läbi selle, et individuaalsete õppekavadega on normaalselt seotud sinu põhiharidusõpe, keskharidusõpe ja sinu huvihariduse komponent. See, kuidas sa eesmärgipäraselt ja oma huvipõhiselt õpid väljaspool formaalõppeasutust. Mis õppekavades juhtub, on see, et kui täna on siin võimalikkus, vajalikkus ja tegelikult üks suur segadus üldhariduse poole pealt, siis nüüd tuleb sinna selge alus, iga lapse puhul kool võtab arvesse huvihariduses õpitut. Meie asi on nii huvihariduse õppekavade kaudu teha see selgemaks, kuidas ja mida te õpetate, millised on need pädevused, mida ta omandab, ja üldhariduse poole pealt on väga selgeks vaja saada, kuidas ta need formaalõppes päriselt ära arvestab. Ja ma panen siis viimase pildi, see on rohkem teie nägu tõenäoliselt. Mina ei hakanud niipidi pihta, arvates, et aeg lendab ära, et minu peres on 3 tüdrukut, kellest siis 2 tantsib, 1 ronib ja need tantsijad on täiesti kirglikud tantsijad. Sellepärast ma naudin ja tean, kui head tööd tegelikult tantsurahvas teeb. Kõik nende mõnusad ja ägedad jutud, need kirglikud pühendumised, need meeletud õppimised köögis, vannitoas ja oma toas ja ka naril, need näitavad, et see on päris asi ja see päriselt aitab motiveeritud püsida ka õppes.